Miljardid maaelanikud on kohtu all. Kuidas on lood sinu tulevikuga? Õpi tundma Jumala eluraamatu tõdesid. Rahvad, rassid ja religioonid seisavad ristteel. Mis saab edasi? Sinu üle hakkab kohut mõistma universumi ülemkohus. Seega luba mul sulle näidata hulka, kes ilmub Kristuse kohtu ette. Seda hulka näidatakse kõigile, kes seda videot vaatavad. Ning kõige olulisem küsimus on, kas oled valmis? Pauluse teisest kirjast korintlastele 5. peatüki 10. salmist me loeme, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Ei ole vahet, kes sa oled, mis sa oled või kus sa elad. Sa pead ilmuma Jeesuse Kristuse kohtu ette. Me võime mõndagi peita inimeste eest, aga me ei saa midagi peita Jumala eest. Koguja 12. peatüki 14. salm ütleb, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Jumalal on meie eludes täiuslik salvestis ja see kõik vaadatakse kohtu käigus üle. Tema teab meie sügavamaid saladusi ja ta vaatab meie südamete sügavaimatesse soppidesse. Räägitakse lugu naisest, kes sepitses plaani, kuidas saada kätte oma invaliidist mehe kindlustusraha. Ta lõi mehele pähe pika peenikese naela, pühkis ära vere ning kammis juuksed nii, et need kohta varjasid. Perekonna arst ei osanud midagi kahtlustada, mistõttu kuulutas mehe surma põhjuseks loomuliku surma. Kuid aastaid hiljem oli surnuaia töötajatel vaja mõnede inimeste säilmed üles kaevata ja üheks avatud haudadest oli ka naise mehe oma. Kui nad keha välja kaevasid, leidsid nad koljut läbistava naela. Leiust informeeriti ka ametivõime ja need läksid viivitamatult naise käest selle kohta aru pärima. Kui talle tema kuritöö tõendid esitati, hüüdis ta, Jumal on mind lõpuks leidnud. Aga tegelikult teadis Jumal tema kuritööst kogu aeg. Jumala eest ei saa midagi peita. Ja asjad, mis meie arvame, et oleme Jumala eest peitnud, saavad kohtus avalikuks. See on kibe kogemus, kui meie patud paljastatakse. Kogu meie elu näidatakse panoraamvaates. Maailma mõnud, rikkused ja au ei tundu siis kaugeltki enam nii tähtsad. Selle asemel, kui palju lihtsam ja parem on tunnistada oma patud Jumalale praegu, kui veel kestab armuaeg. Ja siis, kui kohus tuleb, on need kaetud Jeesuse verega, igaveseks välja juuritud ning neid ei avaldata iial. Nii üllatav, kui see ka pole, toimub taevas just praegu uuriv kohus. Ilmutusraamatu 14. peatükis on 3 inglit, kellel on erilised sõnumid viimastel päevadel enne Jeesuse tulekut maal elavatele inimestele. Need inglid sümboliseerivad hoiatussõnumeid, mida kuulutatakse üle kogu maa. Selles osas vaatame neid lähemalt. 3. ingli sõnum puudutab metsalise märki. 2. ingli sõnum Paabeli langemist ja 1. on eriline kohtutunni sõnum. Loeme ilmutusraamatu 14. peatüki salmi 6. Ma nägin 2 inglit keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. See maalib pildi Jumala rahvast, kes täidavad Jeesuse ettekuulutust, mille ta andis Matteuse 24. peatüki 14. salmis, kuulutades ühe lõpuaja märgina igavest evangeeliumi kogu maailmas. Sellele lisaks kuulutavad nad seda erilist sõnumit kohtust. Pane tähele, et selle tähtsa fakti paljastab ilmutusraamatu 14. peatüki 7. salm. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad. Jah, tõeline lõpuaja Jumala rahvas kuulutab kohtutunni sõnumit. Teisisõnu, Jumala suur kohus on käimas, kui seda hoiatussõnumit kuulutatakse kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Sõber, see tähendab praegu. Igal kohtul on 3 faasi. Kõigepealt uurimine või faktide ülevaatamine. Teiseks kohtu alluvusse andmine ehk otsustamine, kas süüdi või mitte. 3. täidesaatmine ehk karistuse või armu andmise määramine. Ja nii on see ka Jumala suure kohtuga.
sellel on uurimise faas, kohtu alluvusse andmise faas ning patuste kohtuotsuse täidesaatmise faas. Piibel ütleb, et kui Jeesus tagasi tuleb, tuleb ta maale määratud kohtuotsust täide viima. See tähendab tooma päästet või hukatust pühadele ja patustele. Ilmutusraamatu 22. peatüki 12. salm ütleb: vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi. Seega peavad nii uuriv kui kohtulik kohtupidamise faas olema juba toimunud enne, kui Jeesus tuleb. See, kes on kadunud ja kes on pääsenud, on selleks ajaks juba otsustatud. Piibel ütleb, et ta tuleb tasuma igale inimesele vastavalt tema tegudele, olgu need head või halvad. Praegu anub Jumal inimkonda, et see võtaks vastu Jeesuse Kristuse risti, mis on nende ainus lootus vabadusele ja igavesele elule. Praegu käib Jumala uuriv kohus. Pea meeles, et kohtutunnil meie patud kas kustutatakse tema mälestusraamatust Jeesuse verega või kaotame me igaveseks koha Jumala rahva hulgas. Tulemas ei ole ühtegi muud armuaega, mille jooksul igavikuks ette valmistada. Me peame Jeesust oma päästjana aktsepteerima praegu. Johannes kirjeldab seda võimast stseeni järgnevalt Ilmutusraamatu 20. peatüki 11. salmis. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Milline pühalik stseen! Kurb saab olema retrospektiiv sellel päeval, kui inimesed seisavad vastamisi igavikuga. Siis, kui on juba hilja, näeb patune, et õigus, mida ta põlgas või millesse ükskõikselt suhtus, on tegelikult ainus asi, millel on tõeline väärtus. Siis kirjeldab Johannes salmis 12, kuidas uuriv kohus läbi viiakse. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Kui surnud naudivad juba taeva õndsust või väänlevad igavese põrgu leekides, siis mis mõte oleks tulevasel kohtul? Ei, kallis sõber, surnuid ei karistata praegu, vaid nad saavad oma tasu või karistuse sellel suurel tasumise päeval, kui Jeesus tuleb kohtuotsust täide viima. Piibel ütleb täiesti selgelt, et kõikide surnute, iga mehe, naise ja lapse üle mõistetakse kohut. Sest Ilmutusraamatu 20. peatüki salmid 13 ja 15 ütlevad: ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Seega raamatud, millesse on salvestatud kõigi inimeste nimed ja kõik teod, määravad, millise otsuse langetab Jumal universumi suurkohtus. Kallis sõber, suur kohus universumis on alanud ning käib praegu sellel hetkel, uurides meie kirja pandud elusid. Pauluse kiri roomlastele 2. peatüki 3. salm ütleb: sina aga, oh inimene, kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtu otsusest? Paljud on Kristusele alistumisest loobunud ja on keeldunud talle kuuletumast. Jah, mõned nimetavad ennast suisa kristlasteks, aga ei ela vastavalt sellele, mida nad kuulutavad. Kurb saab olema see päev, kui need, kes ennast kristlasteks nimetavad, saavad lõpuks teada, et nad on kadunud. Matteuse 7. peatüki salmid 22 ja 23 ütlevad: paljud ütlevad mulle tol päeval: issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Pane tähele, et on inimesi, kes ennast kristlasteks nimetavad. Nad tegid Kristuse nimel palju vägevaid asju, kuid nad helitasid ülekohut ja pattu oma eludes. Pattudest loobumise aeg on praegu. Siis kui Jeesus tuleb, on juba hilja oma vigu üles tunnistada. Peame Jumalaga rahu tegema täna. Homme võib olla liiga hilja. Ära oota paremat aega. Tee seda kohe. Prohvet Danieli huvitas väga Jeesuse, meie ülempreestri töö. Nii nagu oli maine pühamu koopia taevasest, nii kujutas ka maise preestri tegevus Jeesuse, meie ülempreestri tööd kohtus vahemehena. Ingel ütles Danielile täpselt, millal see Kristuse töö viimane faas ajaloos algab. Danieli 8.14. Ja ta ütles mulle: 2300 õhtut hommikut
siis saab pühamu taas oma õiguse. Seda saab tõlkida ka kui siis saab pühamu puhastatud. Täpselt nagu maise preestriteenistuse aasta viimaseks tööks oli pühamu puhastamine lepituspäeval, nii on Jeesuse viimane töö meie ülempreestrina taevase pühamu puhastamine. Ta langetab uuriva kohtu töös patu suhtes lõpliku otsuse. Maise pühamu puhastamiseks oli kindel aeg, 7. kuu 10. päev igal aastal, nii nagu see on kirjas 3. Moosese raamatu 16. peatüki 29. salmis. Seega võime oodata, et Jumal on seadnud kindla aja ka selleks, kui Jeesus alustab taevases pühamus teenistust ülempreestrina meie pattude lepitamiseks. Jumal avaldas prohvet Danielile täpse aja, millal Kristus taevases kohtus meie ülempreestrina alustab. Jeesus pidi alustama pühamu puhastamist 2300 päeva lõpul. Kui mäletad, siis on aeg piiblis tihti prohvetlik. Vastavalt nõndanimetatud kuldsele võtmele, mis avab piibli prohvetikuulutuste aja tähenduse, võrdub üks päev 1 aastaga. Jumal ütleb Hesekieli 4. peatüki 6. salmis, ma olen sulle määranud iga aasta kohta 1 päeva. Seega räägib 2300 päeva ettekuulutus Danieli 8. peatüki 40. salmis hoopis 2300 aastast. Ja see on muide piibli pikim prohvetikuulutus. Daniel oli ettekuulutuse tähenduse ja sellega seonduvate sündmuste suhtes alguses nõutu. Ta palub Jumalalt arusaamist ja 8. peatüki lõpus öeldakse, et ta ei mõistnud seda. Aga 9. peatükis, kui ta palvetas, saatis Jumali ingli talle nägemust selgitama. Ingel alustas öeldes Danieli 9. peatüki 24. salmis, 70 aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Sõna, mis on eestikeelses piiblist 24. salmis tõlgitud kui seatud, saab tõlkida ka kui ära lõigatud. Seega öeldi Danielile, et esimesed 70 nädalat prohveti kuulutusest oli eraldatud Iisraelile armuajaks. Järgmiseks öeldi talle, et ettekuulutus algab samal aastal, kui ilmub Messias. Salm 25. Ja tea ning mõista, alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat ja 62 aastanädalat. Pane tähele, et see imeline ettekuulutus teatab täpse aasta, millal Jeesus ilmub Messiana. Seega ütles ingel Danielile, et selle 2300 aasta ettekuulutuse esimesed 69 nädalat või 483 reaalset aastat viivad välja võitud vürstini. See imeline ettekuulutus annab meile täpse aja, mil Kristus ilmub maailma päästjana. Kui juudid ja nende vaimulikud juhid oleksid vaid uurinud Kristuse esimese tuleku ettekuulutusi, oleksid nad ta päästjana vastu võtnud. Kahjuks teevad paljud kristlased täna sama vea. Nad ei uuri Kristuse teise tuleku imelisi ettekuulutusi ja nad ei ole valmis, kui ta ilmub kuningate kuninga ja isandate isandana. Pole kahtlust, et Paulus tundis 2300 päeva või aasta ettekuulutust. Ta ütleb oma kirjas galaatlastele 4. peatükis 4. salmis. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja. Jeesus ilmus nimelt täpselt õigel ajal, kui ta tuli Jordani äärde, et saada ristija Johannese poolt ristitud ja püha vaimu poolt võitud ning võiks alustada oma maist teenistust Messiana. Kuna 2300 päeva ettekuulutus algas aastal 457 enne Kristust ja kuna Messia tulekuni pidi sellest ajast mööduma 69 prohvetlikku nädalat või 483 reaalset aastat, siis võime olla kindlad, et Kristus oli tõesti Messias, kuna ta ilmus täpselt aastal 27 pärast Kristust. Jah, Jeesus teadis ka ise, et ta ilmus täpselt õigel ajal, sest Markuse evangeeliumi 1. peatüki salmidest 14 ja 15 me loeme, aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud. See ettekuulutus vaigistab uskmatu ja lööb tummaks juudi. Aga kuidas me teame, et Jeesus ilmus aastal 27 pärast Kristust, et oma teenistust alustada? Me lihtsalt võrdleme piiblit ajalooga. Loeme Luuka evangeeliumi 3. peatüki salmidest 1-3. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus oli Juudea maavalitseja, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeks andmiseks.
keiser Tiberius alustas valitsemist aastal 12 pärast Kristust ja Pontius Pilatus aastal 27. Aga see ettekuulutus ei kuuluta ette ainult Jeesuse ilmumist messiana, see kuulutab täpselt ette ka tema surmaaja. Danieli 9. peatüki salmid 26 ja 27 ütlevad, et Messias kaotatakse või et ta sureb ja mitte tema enese eest, vaid rahva eest. Loen selle King Jamesi tõlkest, sest eestikeelsest tõlkest see puudub. Pärast 62 aastanädalat kaotatakse võitu, aga mitte tema enese eest. Ja ta teeb paljudega kindla lepingu 9 aastanädalaks. Poole aastanädala pealt ta lõpetab tapa ja roa ohvri. Seega pidi Jeesus risti lööma 70. nädala keskel, ehk Iisraelile armuajaks määratud 70 nädalast viimasel. Sõber, see juhtus täpselt nii, nagu ettekuulutus ütles. Täpselt 69 prohvetlikku nädalat või 483 aastat pärast dekreeti üles ehitada Jeruusalemm aastal 457 enne Kristust, ilmus Jeesus aastal 27 pärast Kristust ja täpselt 3,5 aastat hiljem, 70. prohvetliku nädala keskel, suri ta Golgata ristil. Ja Jeesus ei surnud ka mitte ainult täpselt õigel aastal, ta suri ka täpselt õigel päeval vastavalt sümboolikale. Sest paasadalle tapmine oli sümbol Jeesusest, Jumala tall, kes kannab ära maailma patu, nagu teda nimetatakse Johannese evangeeliumi 1. peatüki 29. salmis. Ning Jeesuse risti löömine toimus paasapühal. Seega täitus ettekuulutus täpselt õigel päeval selle sümboolses tähenduses vastavalt ohvrisüsteemile. Samal ajal kui Jeesus, Jumala kallis poeg, ristil rippus, valmistas preester templis ette õhtust ohvrit. Ja kui Jeesus suri, ütleb Piibel Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 51. salmis, ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid. Räägitakse, et selle võimsa sündmuse tõttu kukkus preestril nuga käest ja ohvri tall pääses putku. See näitas, et loomade vere ohverdamist polnud enam vaja, sest valatud oli Jeesuse veri. Ohvrisüsteem jõudis lõpule täpselt nagu Daniel oli ette kuulutanud. Ta lõpetab tapa ja roa ohvri. Siis, 70. prohvetliku nädala lõpus, täpselt 3,5 aastat pärast ristilöömist, visati kividega surnuks Stefanos. Juudid kaotasid oma staatuse välja valitud rahvana ning evangeelium läks paganatele. Seega lõppesid Iisraelile armuajaks eraldatud 70 aasta nädalat Stefanose tapmisega aastal 34 pärast Kristust. Alates sellest ajast on nii juutidel kui paganatel Jumala ees võrdsed võimalused. Kui 70 aastanädalat või 490 aastat lõigata ära 2300 aastast, jääb järele 1810. Kui lisame 1810 aastale 34, jõuame aastasse 1844. Aastasse, mis märgib 2300 aasta ettekuulutuse lõppu. Prohvet Daniel ütleb Danieli 8. peatüki 14. salmis, siis saab pühamu taas oma õiguse või siis saab pühamu puhastatud. Kristuse pühalik teenistus meie ülempreestrina algas tõesti aastal 1844. Jah, sõber, täna on taevane pühamu Kristuse meie eest tehtava töö keskpunkt. Seega aastal 1844 alustas Kristus ülempreestrina tööd taevastes kohtusaalides. Pühamu õiguse saamine või puhastamine sümboliseerib Jumala rahva templi puhastamist pattudest, mille on sinna viinud kahetsevate Jumala laste palved läbi kogu ajaloo sajandite. Seda suurt Kristuse tööd sümboliseeris lepituspäeval ülempreester, kes sisenes kord aastas pühamu kõige pühamasse paika, et puhastada pühamu pattudest, mis on üles tunnistatud loomade vere juures. Pühamu puhastamine lepituspäeval oli iisraellaste eludes väga pühalik sündmus, sest see oli kohtupäev. Vastavalt 2300 aasta ettekuulutusele käib praegu taevas Jumala templi puhastamine pattudest, mis on läbi aegade üles tunnistatud. Piibel ütleb Hebrea kirja 9. peatüki 24. salmis, Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees. Kiitus Jumalale Jeesuse hinnalise lepitava vere eest, millega kustutatakse tõeliselt jumalakartlikke patud taevaraamatutest. Piibel kirjeldab tööd, mida Kristus neil viimseil päevil taevas meie heaks teeb järgnevalt. Hebrea 9, salmid 25 ja 26.
Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale, kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Taevased inglid teda saatmas ilmub meie suur ülempreester Jumala palge ette, et toimetada lepitust kõigi nende eest, kellel on selleks õigus. Edasi kirjeldab pühakiri Kristuse tööd meie vahemehe tööna, salmides 27 ja 28. Ja otse kui inimestele on seatud ükskord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, ükskord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Need, kes otsivad tema armu õnnistust, ei pea tegema muud, kui seda Jeesuse nimel paluma ja nende patud kaetakse tema verega. Mõtle sellele, sõber. Kristus on pühamu puhastamisega tegelenud juba üle 160 aasta. Ta juurib välja patte, mis on üles tunnistatud tema nimel. Kuigi mõnel juhul kustutab ta aga eluraamatust nende nimesid, kes ei ole patte tunnistanud ja tõeliselt kristlikku elu elanud. Jumal istub oma troonil, seal on Jeesus meie eestkostjana ja seal on ka tuhandeid ja tuhandeid ingleid. Raamatud on avatud, nende sisu uuritakse. Jah, Jumalal on raamatud, kuhu kõik on kirja pandud. Tal on eluraamat, kus on kirjas kõigi nende nimed, kes väidavad end olevat tema järgijad. Loeme ilmutusraamatu 20. peatüki 12. salmist. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. On päris selge, et siin mõistetakse kohut ainult nende üle, kelle nimi on eluraamatus, ehk need, kes väidavad end olevat kristlased. Meile on öeldud veel, et Jumalal on ka pattude raamat. Kõik meie patud on kirjas seal. Loen Jeremiia 2:22 King Jamesi tõlkest. Kuigi sa ennast peseksid leelisega ja võtaksid palju seepi, on su ülekohus minu ees märgitud, ütleb issand Jumal. Inglid on taevastesse raamatutesse täpselt kirja pannud kõik meie üleastumised. Seal on kirjas kõikide inimeste nimed ja teod. Ja selle registri põhjal langetatakse otsus Jumala suures kohtus. On ka kolmas raamat, mida vahel nimetatakse mälestusraamatuks. Seal on kirjas kõik hea, mida oleme öelnud või teinud. Malaki 3:16 ütleb, siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid issandat, ja issand pani tähele ning kuulis. Ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad issandat ja austavad tema nime. Ma loodan, et Jumalal on mälestusraamatus sinu ja minu juures pikk nimekiri headest asjadest. Nägime, et Jumalal on 3 raamatut. Eluraamat, pattude raamat ja mälestuste raamat. Kui sa oled tema järgija, siis on sinu nimi eluraamatus. Sinu patud on kirjas ülekohtu raamatus ja sinu head teod mälestuste raamatus. Kui oled üles tunnistanud kõik oma patud, mis on kirjas ülekohtu raamatus, siis kustutatakse need sealt Jeesuse verega ja su nimi jääb eluraamatusse. Aga kui sul on üles tunnistamata patte, mida sa pole maha jätnud, siis kustutatakse kohtumõistmisel su nimi eluraamatust. Ilmutusraamatu 3:5 ütleb, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Iga nimi vaadatakse üle, iga juhtumit uuritakse tähelepanelikult. Nimed jäetakse alles või kustutatakse vastavalt kirjetele raamatutes. Sa võid küsida, et mille alusel käib kohtumõistmine. Loeme Koguja 12, salmid 13-14. Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Seega on kohtumõistmise standardiks Jumala käsud. See on ainus standard, mille Jumal meile kunagi andnud on. Pole ime, et saatan üritab panna inimest rikkuma kas või ühte käskudest, sest ta teab, et kui see tal õnnestub, siis mõistab see inimese kohtus hukka. Pea aga meeles, et kogu taevas on huvitatud iga nime saatusest ja kogu taevas on sinu poolel, et aidata sul võita. Jumal ütleb, et kui rikume kas või ühte käsku, oleme süüdi.
oleme süüdi kõigi rikkumises. Jaakobuse 2, salmid 10-12, sest igaüks, kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Sest see, kes ütleb, sa ei tohi rikkuda abielu, ütles ka sa ei tohi tappa. Kui sa ei riku küll abielu, ent tapad, siis sa oled seadusest üle astunud. Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Nagu sa näed, mõistetakse meie üle kohut seaduse järgi, mis ütleb, et sa ei tohi abielu rikkuda ega tappa. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 14. peatükis 15. salmis, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Kas me armastame Jeesust piisavalt, et talle kuuletuda? Meie vastusest sõltub, kas meie nimed jäävad talle eluraamatusse. Me näitame oma armastust talle juba täna, pidades kõiki tema käske ja saades üle igast kiusatusest. Piibel ütleb apostlite tegude 3. peatüki 19. salmis. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Kui universumi suurkohtus hõigatakse sinu nime, kas Jeesus seisab siis sinu asemel isa ees, et sinu eest kosta? Pole vahet, kui palju patte sa oled elu jooksul teinud. Kui sa oled need tema nimel üles tunnistanud, siis ta kostab su eest. Aga kui sa tahtlikult jätkad pattudes, millest oled teadlik, siis sellist sõnakuulmatust ei saa Jeesuse veri iial katta. Kui sa tead, et sul on Jumala raamatus üles tunnistamata patte, siis neid ei saa kustutada muud moodi kui ainult Jeesuse verega. Kui sa ei palu tema verd, siis peab Kristus kohtusaalis vaikima, kui sinu nime kutsutakse. Ta ei saa siis seista ja sinu eest kosta. Kristus on meie ainus vahemees. Ta on ainus, kes saab meid aidata. Me ei saa palgata advokaati, sest pole hinda, mida maksta. Ja pole olemas tegusid, mida teha, et päästet ära teenida. Ainus, kes võib meie eest edukalt kosta, on Jeesus. Ta saab seda teha ainult siis, kui meie patud on üles tunnistatud ja maha jäetud. Ma soovin, et kõik võtaksid Jeesuse vastu oma isiklikuks pattudest päästjaks. Sõber, kas sina tahad võtta teda täna vastu kui oma päästjat ja ülempreestrit ja paluda, et tema veri ja tema lepitav surm makstaks sinu pattude eest suurel kohtupäeval?